Tänane külaline on vormilooja, kes on Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud kulturismi ja fitnessi 5. taseme treener, kes omab ka magistrikraadi organisatsiooni käitumise erialal. Raamatu Ideaalvormi teejuht kaasautor. Tegeleb aktiivselt võistlusspordiga. Ta on 5-kordne Eesti meister ja karikavõitja ning maailma tasemel on tugevam saavutus 4. mees klassikalises kulturismis. Kõige selle kõrvalt jõuab tegeleda hobikorras ka jalgpalli, räppimise, õhtujuhtimise ja muude ürituste korraldamisega. Head inimesed, lubage tutvustada Egert Oiov. Tere! No, väga selline mõnus sissejuhatus ja tore kuulda endal ka, et nii palju asju tuleb sealt igapäevaselt ise ei mõtlegi kõige nende peale, aga nii on ja tervist ja mul on väga hea meel olla. Ja. Siin podcastis ja rääkida siis enda elust ja tegevustest ja. Jah, sa oled põhimõtteliselt pool elu tegelenud võistlusspordiga, eks? Ütle, miks sa üldse nagu hakkasid või pool elu tegelenud jõusaaliga, võib öelda, eks? Ja põhimõtteliselt jah, et ega jõusaaliga nüüd on niimoodi, et ükspäev mõtlesin, et mille ma nagu reaalselt käima hakkasin, et see oli kuskil toona äkki mingi 17 mäletan, et siis kuna praegu vist lastakse võimist seal juba 13-14 käivad saalis, eks aga toona oli niisugust natukene ma ei mäleta, mis see vanuse piir oli, aga mingil põhjusel igatahes sai hakatud seal kuskil 17 või 18 nagu saalis käima. Enne seda niikest nagu trenn meeldis ikka ja kodus sai teha siis hantlitega ja keharaskusega mingisuguseid asju lihtsalt, et olid kuskil näinud, ma ei tea, filmist või midagi, et keegi tõstis hantli üles või tegid mingi klassikas mingi biitsepsit ja käte kõverdis ja et seda sai nagu tehtud niimoodi, ütleme nüüd päris saali minna, et nagu päris nagu tühja koha pealt ei läinud, eks ju. Ja jalgpalli on nagu mängitud terve elu ja selline sport on nagu olnud, on teemas nagu nii-öelda teha, aga päris niisugust jõutreeningut sai, mis aasta oli, mingi 2006 äkki või 2007 algus kuskil sinna, väga täpselt ei mäletagi, et siis sai revalsporti mindud esimest korda ja see muidugi, mis seal alguses toimus, suhteliselt lamp, et kuskilt kellegi käest või seina pealt sai mingi Ott Kivikas algajast kava võetud. Ja siis lihtsalt mingi kogu keha kava ja nagu mis tõenäoliselt oli mõeldud vist mingi 2-3 korda nädalas nagu läbi tegemiseks, aga nalja ei hakanud tegema, et ma tegin praktiliselt iga päev käisin või 5-6 korda nädalas. Võtsin see sama algajate kava ette, kus oli mingi, ma ei tea, 10-12 harjutust. Hakkasin tegema, tegin kõik ära iga päev täpselt samamoodi. Et mingit süsteemi nagu ei olnud, et lihtsalt tegin ja mõned asjad, mis ei meeldinud, nagu jalaharjutused näiteks seal, need skippisin kõik ära, et mingid kükid ja asjad ja neid nagu ei viitsinud, aga niisugust rinda ja biitsepsit ja sellist, mis meeldis, et neid sai nagu iga päev ja siis pakkunud mingi aasta aega panin, mis selle lihtsalt nagu tuim. Vahepeal vaatasid seal keegi midagi tegi, siis proovisid järgi teha ja siis mingid masinaid ja värki, et aga mingit nagu otsest nagu sellist läbimõelduse treeningus kindlasti ei olnud. Aga kuidas see viis su nagu võistlema? Ütleme sinna nagu päris kulturismi juurde jõudmine, see võttis ikka tükk aega tegelikult, et ma ei tea, ma ütlen ausalt, toona oli kõik kuidagi nagu teistmoodi, et võib-olla just seda sotsiaalmeediat nagu praegusel kujul ei olnud seda infot kätte saada, eks, et olid mingisugused foorumid, kus nagu midagi sai, mingi teatud raamatud ja nii edasi, et algust nagu ma mäletan, mul oli paar korda ka Revalis käies, isegi ei mäleta, kes täpsemalt, aga pakuti isegi, paar aastat võib-olla renni teinud, et nagu sellist, aga alguses mul see võistlemine oli kõik no way, et mingi pilte näinud kuhugi lavale mingite stringidega minna, mingid tagumikku näitavad, see oli nagu, ma ei tea, siis ma isegi mõtlesin ausalt, et ma mõtlesin nagu trenni poole, aga see, et mingid toitumises mul ei olnud absoluutselt nagu mitte mingit ettekujutust nagu täiesti nagu null, et trenni tegi korralikult, aga sõid nii nagu jumal juhatas ja see oligi võib-olla see, et see tundus nagu väga keeruline.
ja üldse see kõik see mingi möksiga kokku tegemine ja noh, see võistlemise plaan, see tuli hiljem. Ma reaalselt noh, ütleme jõudsin ikka 10 aastat enne ikkagi trenni teha nagu. Et kuskil 2015 vist oli see, kui ma nagu esimest korda nagu lavale jõudsin, et siis ma hakkasin nagu, mul tegelikult elukaaslane Piret selle mõtte nagu pähe pani. Et noh, toona ma juba noh, vaikselt nagu niimoodi treeneridega ka tegelesin ja niisugust noh, ütleme need teadmised ja trenni tegemine ja et see oli juba nagu nüüd paigas ja oskasin nagu ka juhendada teisi ja käinud koolitustel ja õppinud seda treenerit. Et siis noh, siis tuligi nagu see mõte, et noh, mitte minul endal, aga naine siis pani selle mõtte nagu pähe istuma, et võiks nagu siis lavale minna, sest ka väga palju midagi ei teadnud, et sai siis võetud Indreku Otsusega, mees kulturismi legendiga ühendust ja käidud siis nii-öelda üle vaatamas ja küsitud, et noh, mis sa arvad ja Viins ütles kohe, et noh, davai, et üks võistlus. Jaa, aga võistlus nagu eeldab tegelikult väga suurt ju eeltööd ja kõiki noh aastaid treenimist läks. Aga milline nagu milline su võistluseelne periood on, millal see näiteks üldse hakkab ja kuidas sa seda ette valmistud üldse? No praegu on tegelikult, nüüd ma just lõpetasin võistlushooaja, mis tegelikult väga pikalt kestis, et mul esimene võistlus oli 28 august. Viimane võistlus oli nüüd, tulin paar päeva tagasi, tulin Rootsist, viimase võistlus oli, mis see on, meil on siin 19. november, eks ju, et noh, see paar päeva tagasi, see on eelmine laupäev oli siis see viimane võistlus, et noh. Et reaalselt niisugune 3 kuud, aga nagu see ettevalmistus, noh tegelikult, et kui sa nüüd tahad hea vormiga sinna lavale minna, sa reaalselt kõigepealt pead nüüd nagu vaatama, et mis sul nagu see praegune seis on ja mis see nagu lavavorm, mis see nagu on, kas või kaalu mõttes, eks ju, vaatama, et kui sul on noh. Mina alustasin mai keskel vist dieediga, et ma olin toona kuskil 90 pluss 91, 92 kilo. Võistlus, see nagu tippkaal oli mul 77, 78 kilo. Et noh, päris suur nagu vahe. Ja nagu päris pikk dieet ka, et noh, mitte nagu ulmeliselt pikk, et ma tean inimesi, kes on nagu reaalselt nagu aasta aega dieedil. Aga ta eeldab jah ikkagi päris niisugust korralikku ettevalmistumist just see dieedi tegemise osas, et ei ole nagu nüüd selline võistlemine, et ma nüüd vaatan, et 2 nädala pärast on võistlus ja ma olen kuskil mingi X seisus ja kuule, ma lähen nüüd proovin, eks, et noh. Sa võid ju minna, aga noh, sealt ei tule peale selle proovimise nagu mitte midagi, eks, et see ettevalmistus on nagu päris selline pikk, et noh. Tegelikult ütleme ausalt, et ta võiks jääda natuke lühemaks, mida lühem see dieet on iseenesest, seda lihtsam, seda parema vormi sa tõenäoliselt saad, seda vähem nii-öelda lihasmassi sul vahepeal läheb kaduma selle energia defitsiidis olles. Üks asi ongi see treenimine, eks ju, toitumine, aga sama on nagu, vaatasin ka neid klippe, kus poseerid lava peale, eks. Milline üldse see nagu su mõtteviis on enne seda, kui sa lavale astud vahetult, kui sa oled just lava taga, mis sul nagu peas läbi käib? Ütleme see lavatagune, see on täiesti nagu omaette ooper, et ma isegi ei oska seda kirjeldada inimesel, kes ei ole otseselt sellega nagu kokku puutunud, seal lava taga käinud, seda asja näinud, ma kujutan ette, see võiks nagu päris niisugune paras komöödia olla, seal poolpaljad naised, mehed põhimõtteliselt tõuruvad ennast õli ja grimmiga kokku. Söövad seal, ma ei tea, kes iganes, igal ühel on mingisugused erinevad kombed või rituaalid või mis iganes, kes sööb mette, kes sööb mingisuguseid riisigalette seal lava taga ja. Mis su rituaal on? Mul ei ole, ma olen, ütleme nii, et ma olen nagu suhteliselt selle toidu osas seal nagu lava taga suhteliselt selline, et ma nagu väga ei söögi midagi, et ma võib-olla võtan natukene joon vett ja ma olen nagu selline kannatan nagu ära, et võib-olla mingisuguse, ma ei tea, õht väga tühjaks läheb, see mingi batoon, banaan, mingisugune väga nagu kerge, et kui seal ikkagi vaatad, käid välismaal võistlus, seal mingi täiesti ulme asja, kes sööb pitsat, kes sööb burgerit, kes mingi krõpse, mõni ajab maapähkli võid sisse endal seal mingi kilodega või viisi, et noh.
ma ei oska kommenteerida, et kuidas see nagu kellelegi nagu kaasa aitab, aga noh. See selleks, et see on igaühe nagu enda asi, mis ta nagu seal lava taga nagu teeb. Ja noh, siis käib selline nii-öelda pumpamine või võimlemine, ühesõnaga, et enda siis nagu lihas võimalikult täis pumbata, et oleks nagu selline, kes on trenni teinud, eks ju, et siis see trennijärgne efekt. Et noh, nagu jõusaalis käid ja siis pärast pesema lähed, et siis ma arvan, see peale trenni on see vaatepilt nagu peeglist, mis vastu paistab nagu kõige ilusam, eks ju, et siis enne lava on täpselt samamoodi, et siis pumbatakse see lihas nagu ülesse. Et see on nagu selline lavatagune elu. Ma enda mõtted, et mis ma nagu tavaliselt kas nagu noh, ikka vaatad seal nagu konkurente ikka see pilguga, et mis nagu täna võiks tulla, et muidugi lava taga ei saa kedagi hinnata, et teinekord on, seal on ka niimoodi, et vaatad, et kurat, et no sellised vennad lava taga, laval nagu kaovad kuidagi ära sinna rahva sekka, ütleme siis noh. Ja see poseerimine, ta on ikkagi nagu kogu selle asja võti ka, et enda nagu tugevused välja tuua, nõrkused ära peita. Et sa võid olla nagu väga heas vormis, aga kui sa poseerid nagu väga-väga kehvasti, et siis see nagu noh, ta ei tule, see vorm ei tule esile ja see nagu lihtsalt paistab nagu võib-olla koomiline välja isegi, et neid juhuseid on, et see on, see poseerimisega saab väga suure töö nagu ära teha. Okay. Ja seal noh, minu mõtted ongi nagu noh, mõtleb, võib-olla proovid mingid poosid veel läbi, kuigi noh, kõik on siin tehtud ja kõik, aga nagu ikkagi natukene harjutad, kohendad enda grimmid, õlid, kõik, et oleks nagu perfektne ja ega noh, midagi väga, ütleme, see on võib-olla mõne teise spordialaga võrreldes on see, et noh, okei, ma rääkisin poseerimine, et see peab olema nagu ilusti paigas ja välja tulema, aga võrreldes jah, mingi teise spordialaga nagu noh, ütleme nii, et see töö on sul enne tehtud, see töö, see vorm on tehtud, ega sa lava taga tegelikkuses nagu midagi ära ei tee, suht palju noh, peas on kinni, eks ju, mis puudutab ka seda toitumistemaatikat nagu seal lava taga, et ma ei tea, kes ei julge vett juua, kes ei söö, kes sööb jälle palju, noh. Tõenäoliselt on kõik ikkagi suures plaanis nagu peas kinni, et ega see nagu noh, grammi võrra võib-olla midagi muudab paremaks või halvemaks, aga noh, suures plaanis on see töö ikkagi enne tehtud. Ja selle võrra ta nagu noh, et sa ei lähe, ma kujutan ette, et nagu kõrgushüppes, eks ju, et see peab see tehnika olema paigas viimse detailini nagu lihvitud, eks ju, et sul on vorm on tehtud, sa oled lavale, sa tegelikult näitad seda oma tööd, mis sa oled nagu varem ära teinud, eks ju. Et sa lihast ei kasvata lava taga ja ega sa rasva ka seal enam ei kaota, see, mis sul on kodus tehtud või tegemata, et see on see, mis sa seal nagu välja tood. Et selles mõttes ma nagu väga selle lava taga nagu üle ei mõtle, et võrreldes noh, mingisuguse teise alaga, kus ma peaksin nagu reaalselt nüüd tegema selle soorituse, et noh, minu jaoks on suhteliselt nagu pingevaba praegu. Aga noh, see on arvestades selles, et noh, mis ta on, mingi 6 aastat on tegelikult nagu käidud ja võisteldud ja mingi, ma arvestasin kokku, et äkki mingi 50 võistlust on tegelikult võib-olla juba nagu selja taga, et see on noh, see on tõenäoliselt selle asja vili, et see suhteliselt niisugune pingevaba on, et noh, tagasi mõeldes ikka, kui need esimesed võistlused ja kõik olid, et no siis oli ikka teistmoodi, et pulss oli laes ja süda tagus nagu teist rütmi. Aga kuidas see hooaeg läks, mis koju teid võidu poole? See hooaeg noh, tegelikult nagu läks ikkagi väga hästi, et tegelikult oli ikka naljakas värk üldse selle hooaega, see on ikka pikem story, aga lühidalt kokkuvõttes ma hakkasin nagu, ma ütlesin, et okei, et kuna eelmine 2019 jäi nagu vahele erinevatel põhjustel, et siis mõtlesin, et okei, et noh, et vaikselt nagu vaataks, et võtaks nagu mingi eesmärgi, teeks nagu natuke vormi, suvel mängin rannajalgpalli, et siis üks mõte oligi see, et mul on nagu lihtsam natukene seal liiva peal mängida, et kaalu veits alla võtta, et noh, suvel ka nagu nii tahad olla veidi paremas vormis. Et vaadatakse seal mingisugune 4-5 kilo alla, vaatab, mis see teist toob, mis siin maailmast saab, eks ju, et kui avatud siin ühiskonnad, et kui palju üldse kuskil noh, ringi rännata saab ja mis seis on. Ja see ei osanud nagu ette prognoosida, et üks nädal, üks päev, et kõik see korraga, eks ju. Ja siis sai, noh, vaikselt sai minema hakatud.
siis suvi hakkas kätte, vorm vaikselt tuli. Noh, esimese asjana sai Rootsi nagu kirja pandud. Üks Rootsis Göteborgi lähedal üks võistlus ja siis. Et noh, mingil hetkel tundus, et seal ongi esimene start ja võib-olla ka jääb nagu viimaseks, et vaatab, et mis nagu tuleb. Ja see kõik muu hooaeg ja kõik need teised võistlused, nad lihtsalt nagu niimoodi tulid, et mul ei olnudki nagu väga pikka plaani, et kui ma varasemalt on võistelnud, siis on niimoodi, et mingi pool aastat ette on mingid lennupiletid ja hotellid ja kõik on nagu broneeritud ja niimoodi, aga see läks täitsa niimoodi, et tegid ühe võistluse ära, vaatasid okei, vaatame, võtame kalendri ette, mis veel toimub. Puukisid niimoodi jooksu pealt siis. Põhimõtteliselt jah, jooksu pealt, et vaatasid okei, et sinna nagu saab päris hea lennupiletid, võtad ära mingid selle, siis vaatad, veel on registreerimisel 2 päeva aega, teed selle ära. Ja ma ütlengi, et kuidagi nagu hästi huvitav, et see läks lihtsalt niimoodi nagu jooksvalt, et noh, mõeldud sai ja peas olid mingid mõtted olemas, aga nagu niimoodi väga, väga pikalt nagu ette ei planeerinudki. Et ta kuidagi nagu lihtsalt tuli. Aga kus ma rahule jäin, et tegelikult oli väga hea hooaeg, et sai vist, mis ma arvestasin kokku, et kuskil tuli siin mingisugune 5 hõbedat, 2 võitu, 1 pronks. MM-il tegelikult maailma tipptase, ma ei olnud tegelikult üldse nagu rahul algselt, tagantjärgi ma ütlen, et sellele mingi katis oli üle 20 venna. Sain sealt siis nagu 10 hulka, kes saavad siin nagu poolfinaali, lõpuks oli vist protokollis vist 9. koht. Tegelikult nagu maailma tasandil ei ole nagu halb tulemus. Kindlasti mitte nagu. Et see tase oli ikkagi nagu ulmeline ja nagu et tundus, et ega keegi sinna nagu niisama nalja tegema ei olnud tulnud ja osalema lihtsalt, et ikkagi iga vend oli kas oma riigi meister või ikkagi mingisuguse taseme nagu saavutanud, et see täitsa vaatasin poolfinaalis jäi välja. Mäletan 2019 tüüp tuli samast katist, tuli maailmameistriks ja nüüd see aasta ei saanud nagu poolfinaali ka, et see tase oli nagu. Ma olen käinud nendel MM-idel nii kõrget taset, ma ei ole nagu mitte kunagi näinud. Sama vend vist, ma mäletan 2018, kui ma sain 4. koha, siis ta vist ka võitis nagu või oli teine või ühesõnaga oli ka nagu minust eespool, eks ju, et sellised lihtsalt sellised näited võib-olla nagu kirjeldavad seda asja, seda ala ja seda subjektiivsust ja seda konkurentsi just nagu maailma tasandil, et see nagu reaalselt garanteeritud ei ole midagi, et sa võid olla ühel aastal nagu maailmameister, järgmine aasta siis põhimõtteliselt seal elimination voorus nagu välja kukkuda, et see on hästi karm ja teisest küljest on see, et ega sa nagu reaalselt ei saa ka nagu mingit tagasisidet selle kohta, et sa nüüd ma ei tea, jälle võib-olla mingi teise spordiala võrdluse, eks ju, võtad, et see nagu sa näed ära, et kui sul on nagu staadioni ringi joosta ja siis näiteks, ma ei tea, 9 venda jooksevad sinust kiiremini ja sa oled nagu 10, siis sa nagu saad nagu aru, et mis siis nagu oli valesti, et nad olid nagu kiiremad, eks ju, et see asi on nagu selge. Aga seal ei ole, et seal on nagu niisugust õnnefaktorit ja mis parasjagu see kohtunike paneel on, et seal on täpselt nii, et sul on üks kohtuniku paneel võib-olla võib sind, ma ei tea, esimeseks panna, järgmine paneb 3, et mis kellegile meeldib, et see niisugune subjektiivsuse aste on ka kindlasti, kuigi ütleme nii, et see subjektiivsus võib-olla on siis, kui mehed on nagu võrdsed, et siis on kes mida nagu eelistab, eks, et üldiselt, eks ma ise ju ka nagu vaatan ja oskan nagu hinnata, et kui ikkagi on selgelt on näha, et keegi on nõrgem ja niimoodi, et ma ei saaks öelda, et nagu väga kuidagi see nüüd kellelegi nagu väga liige tehakse või niimoodi, et aga jah, just siis, kui on see võrdne just nendel suurtel võistlustel, kus ongi nagu väga palju tugevaid võistlejaid koos, et siis võib see subjektiivsus tekkida. Aga plaanid muidu veel võistelda või kuidas tunne on? Ma ei teagi, see on ikka hea küsimus, kõik küsivad, et ma ei oskagi nagu ostades vastata, et ma nagu kui ma ütleks ei, et siis ma tõenäoliselt valetaks, et ega see pisik nagu ära kuhugi ei ole seest nagu kadunud, et eks kindlasti
et kindlasti see kunagi tuleb. aga millal täpsemalt ma ei ole praegu nüüd võtnud plaani, et ma nüüd kindlasti kevadel võistlen või kindlasti järgmine sügis või järgmine aasta või niimoodi, et hetkel jah, et tahaks nagu praegusest ühest teedist nii-öelda korralikult noh, targalt ja õigesti nagu välja tulla ja siis võib-olla hakata noh, mõtlema nagu edasisi plaane, et ega praegu ka nagu trenni tegemine niimoodi, et ei ole väga nagu niimoodi, ma ei tea, suunatud nüüd mingile eesmärgile, et mul nüüd on plaan see, ma ei tea, Euroopa meistrivõistlused 2022 või midagi, et ma lihtsalt teen, aga ma ei mõtle praegu nagu ette, et aga ma usun kunagi kindlasti, et ega päris nii ei saa, et mingid asjad jäid nagu kripeldama ikkagi, et siin hooajal ka, et palju sellist nagu niukest, kuidas ma ütlen, ebaõnne või noh, niukese kohtasid, kus oleks võinud võita ja siis olid teine. Mingi 3 korda nagu täpselt selliseid asju ja siis see nagu tiitlivõistluste medal, et mis on nagu puudu, et võib-olla see on ikka motivatsioon, et kas siis ma ei tea, Euroopakatel näiteks, et maailmameistrivõistlustel see tundub nagu päris ulmeline, et see on nagu. no liigume korra sealt võistlustelt korra su argiellu ka, et põhimõtteliselt sa oled kogu aeg vormis, võib nii öelda, mitte küll võistlusvormis, aga tavainimesena sa oled tegelikult kogu aeg üliheas vormis, eks. Milliseid ohverdusi sa pead tegema igapäevaselt, mida sa võib-olla tahaksid teha mingil määral, aga võib-olla sinu jaoks ei ole kõik ohverdus, võib-olla, ma ei tea, rämpsvõit ei ole ohverdus, aga mis on sinu jaoks just need suurimad ohverdused? noh, ütleme jah, et selle nagu see vormis olek või see küsimus, et noh, see on nagu noh, ma ütlengi, et noh, see lavavorm ongi nagu see nagu ulmeline asi, et mida sa nagu ikkagi noh, see on mingi 3% rasva, eks, et see nagu noh, sa ei saagi aasta ringi seda säilitada, see ei olegi nagu tervislik, see tippvorm ja see nagu ütleme nagu tavainimene ei peakski sinna nagu jõudma. no ma ütlen ülejäänud aastast ma noh, kindlasti ma ei ole nii, et noh, sööks mingi kõhu ette, eks, et pigem ma arvan, et ma olengi nagu sellises, no ma ei tea, niisuguses nagu normaalses nagu ma ei tea, rannavormis, et võid nagu särgi seljast visata, et minu jaoks on see muidugi nagu noh, kohati nagu ma ei tea, isegi ma ei tunne ennast, et ma oleks nagu heas vormis sel hetkel, eks, et aga no ikka tavainimese mõttes on see nagu niisugune nagu okei vorm. et seda ma nagu noh, ütleme siis nii, et ma olen võtnud, et ma ei tea, vaatan peeglisse mingi hea valgusega, et nagu kõhulihas võiks nagu välja paista, et nagu aasta ringi, et siis ma olen nagu rahul, et sellest ma ei taha nagu kaugemale lasta. et noh, mis ohverdused, ma ei oskagi öelda, et eks see elustiil on nagu kuidagi nagu kujunenud selliselt, et sa nagu päev otsa oled nagu nii saalis, sul nagu nii on mingi hetk, et see trenn ära teha. Liikuda nagu meeldib sellist, kasvõi üldse hooaja väliselt, et mitte mingi kaalulangetuse eesmärgil, aga kuskil lihtsalt jooksmas käia, jalgpalli mängida, mingi sporti teha, et see on kuidagi nagu elu osa ja ma selles osas ei ütleks, et see nagu ohverdus on. et toitumise osas ka, et ma nagu noh, kui praegu on see nii-öelda see teedist väljatulek, ehk siis noh, tavaliselt ta kipub nagu olema niimoodi võistlejatel, et tullakse nii-öelda võistlus on tehtud, siis järgmine päev on nagu noh, totaalselt mingisugune piitsad, burgerid, ma ei tea, küpsised sai, noh, ühesõnaga kõik, mis sa nagu oled pool aastat nagu eemal hoidnud, et siis see kõik nagu paari päevaga nagu tagasi süüa. et ma olen ise seda läbi teinud ja nagu väga mõnus pärast olla ei ole. kui sa siin 2 päevaga mingi 8 kilo juurde võtad, et seekord ma nagu proovinud seda vältida ja nagu noh, üldiselt ega see menüü on ka nagu aasta ringi suhteliselt nagu sama, et ega siin midagi nagu väga teistmoodi ei ole, et kogused on erinevad. eks sa söödki nagu enam-vähem sama asja. on sul mingi rituaal või hommikurutiin ka välja kujunenud, mida sa teed nüüd põhimõtteliselt iga päev, iga hommik? saad kirjeldada seda? hommikul on ikka väga tavaline, et ärkan üles, pesemas ära, siis no mingi pool aastat vist niimoodi, et lähed paned vee keema ja siis teed seda kaarelba putru. ja see on praegu ka, no otseselt ei ole nagu teed, aga sa oled nagu harjunud seda tegema ja sa lihtsalt teedki selle hommikupurru. mis on teistmoodi, nüüd mul oli niimoodi, et pool aastat tegin niimoodi, et iga jumala hommik, kui see pudru keema, siis ma tegin sellist
kuskil 10 minutit harjutasin kõik selle poseerimise läbi, erinevad, kas siis poosid, võib-olla siis vabakava mõni hommik, et panin telefoni filmima. vaatasin, tegin ära, vaatasin, ei olnud rahul, tegin uuesti, ei olnud rahul, noh, siis kogu aeg kustutasin neid videosi, aga siis nii-öelda nagu analüüsisin, üritasin muuta paremaks seda. Et see, ütleme nii, et see andis päris kõvasti nagu juurde. Et sa nagu, et sa ei teinud nagu pikalt seda, aga sa tegid nagu iga hommikul mingi asja kõrvalt selle korraks nagu läbi. Et nüüd praegu on hästi niisugune imelik on, et seda nagu ei ole, et sellel ei ole nagu praegu, nüüd kui võistlusi ei ole, et see on nagu väga mõtet teha seda. Et see oli niisugune rituaal, aga seda enam hetkel ei ole ja noh, siis on ikka hommikusöök, see on ikka raudpolt kuidagi nagu harjumuseks juba saanud. Ja noh, siis ongi, et vastavalt sellele, mis, et kas siis ise trenni või tööle või siis kuidas kunagi, et mis siis edasi saab, see sõltub nagu päevast. Aga kuidas sa omale muidu eesmärke sead? Et see ei pea olema seotud võistlustega, aga üldse on sul mingi oma süsteem, kuidas sa seda täidad? Jah, et mul on nagu ikkagi, ütleme siis eesmärkidega ongi see, et kõigepealt nagu mõtlen läbi, et kuivõrd nagu realistlik see asi on. Et kui palju see võtab nagu aega, et mis ma selle jaoks nagu tegema pean ja nagu ma ei tea, et üks asi on see nagu lõppeesmärk, aga kas ma saan seda kuidagi nagu siis etapiti siis nagu muuta nagu lühemateks etappideks, et kui ma võtan endal, teinekord ongi see eesmärgid seadmisega, et kui ma võtan nagu väga eesmärgi, mis nagu on nagu väga kaugel, et võib-olla võtab mingi 5 aastat aega. Et mul on nagu väga keeruline võib-olla sinna nagu olla selles nagu sees. Et ta on kuidagi, ta tundub nagu nii kauge ja nii nagu võimatu, et kui nagu jagada ta nagu väikesteks niimoodi mingiteks etappideks. Ja ma üldse nagu võib-olla sellele lõppeesmärgile nii palju ei mõtle, ei keskendugi. Et ma keskendun nagu sellele ühele pisikesele nagu etapile. Ma jõuan sinna ühte etappi ja siis ma saan juba edasi mõelda, et okei, et nüüd ma olen siin ja siis ma saan nagu liikuda selle teise väikse etapini ja luua nagu neid selliseid väikseid nagu pidepunkte. Et võib-olla nagu eesmärkideni jõudmisel nagu sellised asjad nagu aitavad hästi palju kaasa. Noh, mis ma olen ise nagu mõelnud, et mis minul nagu toimivad, et teinekord jah, et kui sa võtad kogu selle krempli, et see on nagu nii kauge ja nii pikk ja nii palju peab tegema, et siis on nagu väga, väga raske, et kindel viis, kuidas stressitase väga kõrgeks saavutada. Ja täpselt, et sa ajadki enda see stressitaseme nii kõrgeks ja võib-olla nagu ma ei tea, ka inimesed, kes siis nagu treeneri juurde pöörduvad või erinevate tervise või kaaluprobleemidega, et siis ka tundub, et nagu et vaata, kui sul on ikkagi nagu see olgem ausad, see eesmärk ikkagi nagu sa tahad nagu mingit asja, mis paistab nagu nii kaugel ja nagu ma ise tahan ka nagu ausaks jääda, et ma ei saa sulle nagu lubada, et kuule, et jaa, nüüd hakka nüüd tegema, maksa mulle raha ja siis 6 aja pärast vaatas, et selline, et see ei ole realistlik, eks ju. Et see teinekord see võib võtta mingi 3 aastat aega, eks ju, et kui sa jõuad nagu sinna, kus sa nagu tahad jõuda või kauem isegi, eks ju. Aga siis ongi see, et okei, et liiguks kõigepealt nagu selle juurde, et sa suudad nagu mingisuguse väiksema asja, et sa nagu, et su esmane eesmärk on see, et sa üldse nagu hakkad liigutama ennast. Ja sealt et see, et sa pead 50 kilo pead alla võtma, et see on nagu, see kõik tuleb, eks ju, aga sa esmalt hakkad üldse liigutama, esmalt tuled juba siia treeningsaali või muudad enda mingeid harjumusi, eks ju, et see on nagu niisugune esmane etapp. Okei, aga lähme korra sinna trennimaailma ka, et väga palju on tegelikult ju konkurentsi, ütleme treeneri maailmas, just need personaaltreenerid ja et mis eristab ühte head treenerit teisest treenerist? Ma ei oskagi öelda, et kindlasti võib-olla on selline asi nagu kogemus, mis sa oled ise, mis sa nagu reaalselt oled ise, ma ei mõtle seda, et nüüd igaüks peab käima võistlemas või mingit seda asja tegema, aga et sa nagu, et sul on nagu reaalselt endal see kogemus, et sa oled seda asja, mida sa nagu teistele õpetad, nagu päriselt ka ise teinud, ise eksinud, teinud vigu.
proovinud uuesti, katsetanud. Et sa nagu päriselt ka tead, mida sa nagu teed, et noh, eks see ongi teinekord tulevad ka inimesed, kes teevad need treeneri kursused läbi. Võib-olla on, ma ei tea, aasta saalis käinud, eks. Ma mõtlen, et kui ma käisin aasta aega saalis, nagu ma tegelikult ei teadnud mitte midagi nagu asjast. Ja see ongi see, et mida kauem sa nagu tegeled seda ja mida süvitsi sa lähed seda nagu rumalama, siis sa tundud endale selles mõttes, et see nagu noh, et need, sa saad nagu nii kaugele minna detaili, mis on just puutub nagu toitumise maastikut, võib-olla mitte isegi seda trenni maastikut nii väga, aga rohkem nagu toitumise poole pealt, eks ju, et mida rohkem süvitsi sa lähed. Et noh, kunagi, kui ma nagu alustasin, mul oli nagu selline tunne, et no, ma tean ju, ma ei tea, ma tean kõike, et ma oskan mingi kaloraaže arvutada, nüüd on makrod, siin on valgud ja see on kõik nagu ülilihtne, et nagu hakka tegema. Aga mida sügavamale sa asjadega nagu lähed, seda rohkem sulle tundub, et seda rumalam sa ise oled lõpuks, eks ju, et see nagu noh, tegelikult sul tuleb ju teadmisi juurde, eks, et aga noh. Ja praegu ma kindlasti ei saa väita, et ma nüüd nagu, ma ei tea, kõigest kindlasti kõike tean, et seal on nagu noh, seal on päris palju nagu. Teine asi treeneri puhul, ma arvan, et see, et sa nagu pidevalt noh, panustad enda arengusse, et tahad nagu ise edasi liikuda, omandad nagu uusi teadmisi, oled nagu vastuvõtlik nagu nendele asjadele, sa ei jää nagu mingitesse, ma ei tea, dogmadesse kinni, mis on kunagi nagu räägitud, et see on nii ja neid igasuguseid müüte on nagu hästi palju, et see nagu et sul igal ühel on oma stiil ja kuidas ta teeb, aga et sa oleks nagu avatud ka, et sa vaataks nagu seda, et kuidas teised teevad, et võib-olla võtad sealt midagi kasulikku, et ei jääks nagu väga nagu kinni enda nendesse asjadesse ja noh. No olgem ausad, tegelikult on nagu see kliendisuhtlus või see, et kui sa inimesega hästi läbi saad ja talle meeldib sinu juures nagu käia. No siis ta käib ka, et vahet ei ole, kas sa nagu reaalselt oled hea treener, et kas sa nagu tegelikult asja jagad, aga talle lihtsalt meeldib sinuga see suhtluse pool, et see on nagu ma ütlen, et kes nagu see treeneri tööd tahavad teha, et siis see on võib-olla isegi nagu kõige olulisem, et kui sa oled nagu hea suhtleja, klapid inimesega, et see on nagu noh, teatud kliendi puhul on see nagu võib-olla isegi tähtsam kui see, et mis sa nagu reaalselt teha oskad. Mis muidu ühe kliendi toob sinuni, mis need suurimad mured on? noh, põhiliselt laias laastes on nagu kaks asja, mis inimesed tahavad, et üks asi on see, et kaalu langetada, teine on lihasmassi juurde kasvatada ja mõlemaga on see ühisosa, et mõlemaid tahetakse teha nagu ülikiiresti ja eks siis ongi, et tuleb nagu siis nagu reaalselt öelda, et kui palju sul mingisuguse tegevuse jaoks aega võtab. Et neid noh, ulmelisi nagu eesmärke või mõtteid nagu noh, algselt nagu veidikene nagu maha tõmmata. Aga noh, reaalselt ongi erinevad asjad, eks ju, et on inimesi, kes lihtsalt nüüd leiab, et on nüüd piisavalt palju nagu puhanud, et tahaks nüüd nagu hakata trenni tegema, kuskilt alustama. On inimesi, kes tahavad kaalu langetada, on inimesi, kes soovivad siis mingisuguse terviseprobleemiga tegeleda, et kas siis arst on soovitanud või kuskilt ise lugenud või kuulnud, et siin mingisugust liigesed juba jäävad nõrgaks ja seljad valutavad ja kaelad on pinges ja noh, ütleme nende asjade vastu jõusaalis kindlasti saab nagu päris suure abi, et. Aga seljavalud, kaelavalud, need on pigem nooremad või on pigem vanemad? Igas vanuses, et üha nooremad nagu tulevad sarnaste muredega, eks see on mõnes mõttes ka loogiline, eks, et eks meil praegusel ajal kõigil on niisugused, et ütleme nagu igapäevased asendid on suuremalt jaolt nagu istuvad, staatilised, liikumist on vähe, elu on küllaltki mugav. Noh, ma just mõelda, et ega nagu reaalselt sa ei peagi ju, kui sul on näiteks kodukontor, sa ei pea põhimõtteliselt mitte kuhugi minema, sa saad endale toidu koju tellida, isegi valmis toidu, sa ei pea isegi süüa tegema. Sa põhimõtteliselt
teed oma töö kodus ära, siis lähed alla diivanile, tellid Woldiga toidu koju, paned teleka mängima, siis oled diivanil, see on õhtu käes, eks, et nagu. et nagu selline isegi nagu vajadus liikuda. ja noh, isegi kui sa kuhugi lähed, isegi kui sa lähed kontorisse, siis tõenäoliselt sõidad autoga sinna kontorisse, eks, et sul on nagu. et see elu on muutunud nagu ülimugavaks ja noh, eks sealt need nagu probleemid tekivadki, eks, et see ei ole nagu. ja noh, samas poes head paremat on nagu saadaval väga, väga hea hinnaga, eks, et sealt need probleemid tekivad, et. aga ilmselt tuleb sul ette ka kliente, eks, kes on käinud mõnda aega ja lõpuks on see, et motivatsioon kaob täielikult ära või enam ei suuda. Kuidas sa tegeled nendega, et kas ongi see, et lõpetad ära või et et eks see on noh, loomulikult, eks alati on see, et sa üritad ikkagi nagu inimesel seda nii-öelda noh, sisendada, nagu leida seda motivatsiooni, nagu arutada. aga noh, olgem ausad, ega lõpuks on ikkagi see, et kõik on inimese endas kinni, et see sisemine motivatsioon ja nagu noh, kui sa nagu reaalselt näed, et nagu noh, tal ei ole seda nagu ma ei tea, talle ei meeldi, ta ei taha, ta ei viitsi, noh. siis ütleme niimoodi, et kedagi nagu niimoodi vägisi kinni ka hoida ei saa, et pigem ma olen alati seda mõelda, et okei, et on inimesi, kellel näiteks jõusaalis käimine ei sobi. ma olen alati pigem nagu mõelnud seda, et okei, et kui mõtleme nagu läbi, et noh, kui sulle see ei meeldi, äkki leiaks nagu mingi muu asja. et äkki sulle meeldib nagu tantsimas käia, äkki sa saad oma nii-öelda füüsilise aktiivsuse normid nagu selle tantsimisega ära täita. või sulle meeldib võib-olla jalutamas käia, värskes õhus midagi teha, matkamas käia, ma ei tea, rattaga sõita. et neid nagu viise, neid erinevaid asju on palju, et pigem noh, ma olen nagu seda meelt, et nagu ei ole vaja ta nagu vägisi, et tule siin saalis, eks, et ma ei tea, maksa mulle. et pigem noh, suurem kasu on sellest, et kui saaks ta suunata, et okei, et mõtle, et sa saad, sulle meeldib see asi rohkem ja proovi nagu seda teha või katseta nagu mingisuguseid erinevaid asju. et noh, lõppkokkuvõttes on tähtis see, et ta nagu ei jätaks, ei läheks nagu lodevaks, et ta suudaks ikkagi nagu midagi teha. ja eriti veel see, et kui ta on nagu pikka aega juba noh, käinud ka. ja mul väga palju tegelikult selliseid juhtumeid ei ole ka, et kes on nagu pikalt käinud, et siis. kes siis nüüd päevapeal ütleb, kuule, ma nüüd üldse ei taha, et jah, et on inimesi, kes nagu siis. kas siis noh, on hakanud nagu iseseisvalt käima, mis on nagu ülihea, et noh, ma näen, et okei, et ma olen mingi oma töö hästi teinud, et vaata nüüd ta saab juba nagu ise hakkama, eks ju, et ise ja võib-olla teeb nagu rohkem, eks ju, et mõnikord käib treeneriga, lisaks teeb veel ise trenni, teeb mingit muud asja, et sellised asjad on ainult nagu positiivsed. et pigem jah, ma arvan, et jah, nagu suunata siis leida mingisugune muu asi, et noh, kui tõesti noh, inimene ütleb sulle, et ma nagu üldse mitte midagi teha ei meeldi, et ma nagu mitte midagi füüsilist teha ei meeldi, et noh. ma ei tea, ma ei usu, et väga palju on selliseid inimesi, et võib-olla lihtsalt ei ole katsetanud nagu kõiki asju, et siis tuleb lihtsalt kuidagi. võib-olla on nagu keeruline periood, mingi stress, ma ei tea, depressioon, eks ju, noh siis tuleks nagu teistmoodi sellega juba tegeleda, eks, et vastava eriala inimese juurde saata, kui päris nagu selline asi. aga jah, no fitnessi tegelikult ju kõige suurem osa vist võib isegi olla, ongi ju toitumine tegelikult, et mis sinu jaoks üldse toit on? minu jaoks toit on nagu, ma olen nagu võib-olla enda jaoks nagu natuke teistmoodi mõtetsen seda lahti, minu jaoks on toit ikkagi nagu kütus. et selles mõttes ma vajan seda, ma vajan energiat, ma vajan neid makrokomponente, ma vajan neid mikrokomponente. ma tean täpselt, et noh, mul on vaja sealt toidust saada rauda, magneesiumit, ma ei tea, C-vitamiini. mul on vaja saada piisavas koguses valku. et see on nagu see, millena mina nagu toitu nagu näen. et ma nagu võib-olla sellepärast eristun natukene, et minu jaoks ei pea nagu iga toidukord olema nagu maitseelamus, et ma ei otsi nagu taga seda, et noh, mul on nüüd vaja. et loomulikult, et vahel on seda ka, et kui, eks käin ise ju ka aeg-ajalt väljas kuskil söömas, et noh, siis on tõesti see, et okei, et ma nüüd tahaks minna sinna kohta, kus ma tahaks nagu proovida mingeid uusi maitseid,
eriti just nagu reisil käies, et kuskil kohtades, kus võib-olla varem ei ole käinud ja kus mingid huvitavad nagu traditsioonilised toidud, et siis nagu neid nagu proovida ja katsetada, et see on võib-olla see koht, kus sa seda nagu maitseelamust otsid. Aga nagu niisugune igapäevane toitumine, mina jah, võtan seda kui siis nagu seda energia saamist, eks, et mitte siis seda, et mul vaja tingimata noh, kogu aeg süüa mingit head ja paremat asja. No miks sa arvad, miks inimesed üle söövad? Noh, ütleme nii, et siin tänapäeval ongi nagu väga lihtne, et noh, eks see tõenäoliselt ongi, et aju annab signaale ja kui nagu sul on siis ikkagi noh, kombeks otsida mingisuguseid pidevalt nagu niisuguseid uusi maitseelamusi, süüa nagu häid ja paremaid asju kogu aeg. Ja võib-olla nagu see toit ei ole nagu see, et sa nagu sööd seda, et sul on vaja, vaid sa sööd seda sellepärast, et sulle nagu maitseb. Et see on üks asi, noh, toiduainetööstus üleüldiselt ju nagu soosib seda, et kui sa vaatad, noh, mis on hea, eks, et sool, suhkur, rasv ja need omavahel nii-öelda kokku pandud, eks, et inimene siis nagu tarbiks seda võimalikult palju. Noh, hea toit on ka väga suure kalorsusega, eks ju. Et noh, süüa lihtsalt köögivilju ja kana, nagu see ei ole ju nagu väga maitsevat, ta ei paku nagu sellist elamust sulle. Aga kui sinna igasugust kastmeid ja nii-öelda seda rasva nagu juurde lisada, eks ju, see toit muutub nagu hoopis nagu isuäratavamaks. Ja see isuäratavat asja võib-olla suudad süüa ka nagu rohkem tegelikult koguseselt. Kui seda toitu, mis nagu ei ole võib-olla nii maitsekas. Ja noh, pane sinna juurde veel vähene liikumine, eks ju, millest me enne rääkisime, et noh, elu on lihtsalt mugav. Toit on noh, suht koht on nagu odav. Ma olen ise tegelikult ka nagu vaadanud. Ma ei mäleta, kus ma käisin Hispaanias võistlustel. Ja siis ma nagu lihtsalt, ma ei tea, seisin poes järjekorras, siis ma vaatasin mingisugused kõige odavamad mingid saiakesed või mingisugune nagu noh, ikka täitsa niisugune noh, igate moodi niisugune kräpp, eks. Ja vaatasin, seal oli mingisugune noh, niisugune suur mingisugune megapakk, maksis äkki mingi 90 senti. Siis ma nagu reaalselt arvutasin kokku, et sealt nagu see pakk ära süües, seal on mingi 2500 kilokalorit vist võimalik nagu saada, eks, et sa mõtled nagu kurat, sa 90 sendi eest oma nagu päevas energia paned, see nagu laks kätte, et see nagu, et noh, ütleme nii, et selline, et võib-olla ongi see nagu noh, niisugune hinna võrdlus, mis ma nagu võrdnud, et niisugune kvaliteetne toit nagu maksab tegelikult päris palju. Kui me räägime just nagu siin valgurikkatest produktidest, eks ju, et noh, vaadata mingit kana ja liha hinda, eks ju, poes. Ja siis kui sa võtad, ma ei tea, mingid kalapulgad või need, mis asjad need on, mingid, mitte krevetid, aga mingi krabipulgad. No, mingid pelmeenid ja mingid, ühesõnaga mingid sellised, mingid külmutatud pitsad ja nagu noh, ma ei tea, kommid, šokolaadid. Et need nagu tegelikult ei maksa nagu väga ka palju, et see hinnasuhe on ka nagu paigast ära veidikene ja noh. Üldse poodi minnes teinekord vaatad, kui palju on igasuguseid maiustustele ette krõpsude, küpsiste, terved suured sektsioonid. Ja noh, seal ei ole kuskil ju tegelikult silti pandud üles, et nagu ma ei tea, suitsetamise puhul, kuule ära tee, et see tapab või alkohol on kuskil eraldi nurga taga ja müüakse teatud kellaaegadel ja noh, räägitakse, et okei, alkohol on kahjulik, eks, et aga nagu noh, krõpsupaki juures tegelikult ei ole nagu mingit silti, mis ütleks, et ära seda nagu liiga palju tarbi. Ma arvan jah, et need põhjuseid on nagu hästi palju, et miks need toitumisharjumused on muutunud ja tihti jah, ei olegi nagu võib-olla inimene ise nagu sellest süüdi, et see ühiskond on ka laiemas laastus nagu noh, loonud nagu sellise hea pinnasi, et see asi saaks noh, sellises suunas nagu liikuda. Okay. Aga milline on sinu arvates ideaaldieet või kas üldse on siuke asi olemas nagu? Noh,
ütleme siis nii, et siin on nagu see, et mis sa nagu dieedi puhul praegu mõtled, kas sa mõtled seda nagu kaalu langetamist või sa mõtled lihtsalt mingisugust nagu elustiili dieedina. Elustiili, jah. Elustiili dieedina, et me räägime ikkagi noh, ütleme jah, nagu kaalu langetamise puhul räägiksin, mis me räägiks seda, me peaks olema nagu põhimõtteliselt defitsiidis, eks ju, energia defitsiidis, see nagu selles mõttes ei ole eluaegselt nagu võimalik, et ta ei ole jätkusuutlik. Et lõppude lõpuks on see, et me peaks olema oma nagu siis kulutuste ja siis söödavaga nagu tasakaalus. Ehk siis sööma sama palju, kui me nagu ära kulutame. Et see oleks nagu selline ideaalne, me ütleme siis nagu kehakaalu järgi, et see kehakaal nagu püsiks nagu siis niisuguses samas vahemikus. Kas see, mis me oleme saavutanud või see, millega me oleme nagu rahul. Aga see, milline see nagu noh, selline nagu ideaalne selline lähenemine on, et ma arvan, et see on suhteliselt nagu individuaalne, et igal ühele on nagu erinevad nagu variandid, mis nagu sobivad paremini. Et kindlasti see ei ole see kindlasti, mis on see Eesti toitumispüramiid. Et ma just ükspäev mõtlesin sellele, et minu arust see on nagu suhteliselt jura. Et ülipalju piimatooteid, ülipalju igasugust, ma ei tea, kartulit, leiba, ülisuur süsivesikute sisaldus, eks ju. Et mina ütleme, kui ma ise looksin oma ideaalse mingi püramiidi, et ma paneksin oluliselt suurema rõhku sinna taimsele kraamile, igasugused juur- ja köögiviljad, puuviljad, et ja teine pool oleks siis selline, teine ka nagu olulise oleks siis nagu nii-öelda valguproduktid, eks ju, seal kanad ja munad ja sellised asjad ja natukene teravilja ja ühesõnaga kõik siis sellised valmis toidud, igasugused küpsetised ja sardellid, viinerid, et need ma nagu võtaksin kõik sealt täiesti maha, eks, et võib-olla nagu mingid sellised asjad, noh, tegelikult ongi see, et kui sa vaatad ka erinevaid, ükskõik mis nagu lähenemist sa nagu vaatad, et vahet ei ole, et kas sa vaatad nüüd mingit puhast, ma ei tea, veganlust või sa vaatad ükskõik mis erinevad nagu siis nii-öelda dieeti või koolkonda, siis üks on nagu selge, et nagu noh, niisugust juur- ja köögivilju, et nagu keegi maha ei tee. Pigem käib see võitlus, käib seal nagu muudel tasanditel, eks ju, et kas siis vähem liha või rohkem liha või siis süsivesikute pinnale, eks ju, et kas siis ma ei tea, rohkem mingit riisi või vähem riisi või rohkem rasva või vähem rasva, eks ju, et see noh, ketogeensed dieedid, eks ju, räägivad ühte asja. See on nagu teised lähenemised, eks ju, mis on nagu siis nii-öelda kõrgema süsivesiku sisaldusega dieedid, need räägivad jälle teist asja. Aga nagu noh, mis ma nagu mõelda, et ega ühegi sellise lähenemise puhul otseselt ei öelda, et nagu ära köögivilja see, et see on halb. Et ma arvan ikka see taimse kraami nagu eelistamine, et see oleks nagu üks võti kindlasti. See on jah, sellest ma olen ise ka nagu väga suure osa oma toidust söön ka taimset. Mitte täielikult, aga noh, see juba esimeste päevadega andis tegelikult tunde seda, kuidas see nagu enda enesetunne on. Aga ma olen ise ka nagu vaadati, noh, ütleme siis niimoodi, et see, mis seal nagu lihatööstuses ja tegelikult toimub, et see on nagu teinekord ma ütlen ausalt, et ma ei mõtle lihtsalt selle peale, sest ma nagu tarbin liha ka, aga see on ka võib-olla mõttekoht, et mida võib-olla nagu võiks natukene vähem tarbida. Et aga noh, see on jälle igaühe enda otsustada ja nii edasi, et võib-olla nagu noh, mis on just eestlaste toidulaual ka, et hästi palju igasugust sealiha ja sellist niisugust nagu väga niisugust rasvast ja töödeldud kraami, et võib-olla sealt oleks hea nagu midagi nagu näpistada ja rohkem taimse kraami peale nagu mõelda, eks. Vaikselt hakkab aeg otsa ka saama, et milline on su ebaõnnestumine, mis hiljem tagasi vaadates osutuks üliheaks kogemuseks? Need on tegelikult nagu palju,
ja ma arvangi, et elus on alati nii, et mingisugune asi, mida sa nagu tol hetkel nagu väga mille üle sa nagu tol hetkel oled nagu väga pettunud, siis nagu võib-olla tagantjärgi mõeldes on üldse okei, et see nagu pidigi nagu niimoodi minema. et noh, väga palju on nagu selliseid ütleme enne, kui ma üldse nagu siis treeneri tööga nagu alustasin siin, noh, sellest on nüüd aastaid juba möödas, et millal ma olen nagu ainult puhtalt praegu ainult treeneritööd teinud. et ma mäletan, see oli vist paar kohta, kus ma nagu kandideerisin nagu tööle, siis ma olin nagu ilgelt pettunud nagu pärast, et miks ja noh, sai vist isegi vestlustel käidud ja oli mingisugused, ma ei tea, mingi 3 vooru ja mida iganes ja siis said sinna nagu mingi lõppu välja, vaata see nagu lõpuks ei saanud. ja said nagu ilgelt pettunud ja pärast nagu vihane mingi maailma peale, eks ju, tagantjärgi mõeldes, et see nagu. ja ütleme nii, et kui ma oleks nagu saanud, siis ma teeksin praegu seda nii-öelda palgatööd ja ma ei oleks võib-olla sinna enda ettevõtluse ja treeneritöö ja võib-olla ka selle võistlemise ja kogu selle värgi juurde, mis mulle tegelikult meeldib. et ma ei olekski võib-olla siis nagu siia jõudnud. et see on võib-olla nagu selline kogemus, et nagu, et vahepeal asjad juhtuvad mingil põhjusel, ma isegi ei tea ja see võib nagu mingi paari aasta pärast oled mõelda, et okei, et sellel asjal oli nagu tegelikult mingi oluline tähendus, eks ju, et ma tänu sellele, et ma sinna kohta ei läinud. ma ei tea, see võib ka olla näiteks see, et sa ootad mingi puhkusereis ja see on nagu, ma ei tea, juhtub midagi nii, et sa jääd nagu haigeks või see lend tühistatakse või ma ei tea, kukud jalakipsi ja sa ei saa sinna nagu minna ja see on nagu ilgelt pettunud. Nagu, ma ei tea, pärast vaatas lennuk kukkus alla, eks ju, mis iganes, et ülekantud tähenduses. jaa, ei, väiksed asjad on väga elu muutvad. Enne kui ma viimase küsimuse küsin, siis ütle, kuidas inimesed saavad sind sotsiaalmeedias leida? Vaat sotsiaalmeedias mul on enda ettevõtte kodulehekülg on vormiloojad.ee, kus me siis pakume erinevaid personaaltreeninguid ja toitumisnõustamist. et selle vahendusel kindlasti saab leida ja Instagramis Egert Oiav on minu nimi, et sinna võite ka kirjutada. Facebookis võite ka kirjutada, et kui Facebook nii-öelda vahel on see, et peab sõbraks lisama, et ei näita muidu neid sõnumeid. ühesõnaga, et need on põhiliselt vormiloojatel on muidu Facebooki lehekülg ka lihtsalt vormiloojad ja Instagram ka samamoodi. nii et saatke sõbrakutseid. jah, saatke sõbrakutseid. aga kui tunned end täiesti fookusest väljas, täiesti null, et enam ei jaksa või suuda, siis mida sa teed, et saada rajale tagasi või mida sa endalt küsid? Ma arvan, et kui sa tunned, et sa oled fookusest väljas, et see tavaliselt on niimoodi nagu noh, ma võib-olla eristaks seda, kas sa nagu niimoodi hakkad nagu nägema, et see on nagu niimoodi pikem protsess juba. Ma ei olegi nagu tundnud seda niimoodi, et ta nagu pikemalt, eks. Pigem on küsimus on mingi ühes päevas. Ja siis ma tunnen, see on paar head nippi on see, et mine jaluta, tee mingi jalutuskäik, ole värskes õhus. Mine maga välja, et puhkad välja, hommikul värske peaga, teine tunne, eks ju, kui see on mingi keset päeva, sul on vaja mingisuguseid asju veel ära teha ja magama ei ole võimalik minna ja värsket õhku ei ole ka, ma ei tea. Mul töötab näiteks, võtan tassi mingi kanget kohvi. Panen korraks silmad kinni 10 minutit, mõtlen nagu omi mõtteid, üritan nagu, ma ei tea, kas see mediteerimiseks võib nimetada, aga lihtsalt korraks nagu proovin nagu mõelda mingisuguseid positiivseid mõtteid see hetk, et ja mingid sellised asjad tundub, et nagu toimivad. Eks see on individuaalne ka kõigile, et ega mul on nagu, võib-olla mingi külm tuss on ka nagu selline asi, et kellele meeldib taliujumine, siis mulle eelmine aasta käisin päris palju, et hakkas nagu meeldima, see aasta veel ei ole jõudnud, aga see oli ka nagu asi, mis nagu tõmbas niimoodi minut aega, mis seal jääkülmas vees oli, et see tõmbas ka ikkagi pildi nagu nii selgeks ja pärast oli energiat ja mõtted olid hoopis selgemad. Ma arvan, kui sa leiad enda jaoks nagu mingi sellistest asjadest, et mingi ühe, et siis nagu peaks nagu väga hästi toimima. Aga jah, ei väga hea asi, millega lõpetada ja selles suhtes ülikõva, et sa tulid. Aitäh sulle kutsumast.